Kui läheksid üksikule saarele, millise Hansabi lahenduse võtaksid kaasa? Kui läheksin üksikule saarele, siis võtaksin kaasa robot-Temi. 2 on seltskond. Mina võtan drooni kaasa. Ma saan sellega vaadata kaugelt, kust tulevad laevad, kust tulevad lennukid. Ma saan puu otsast kookospähkleid alla tuua sellega. Sõbra! ID-kaardi, et siis kui mõni laev mööda sõidab, siis ma saan kohe sellega lehvitada ja ennast sinna peale kaubelda ja nad saavad mind tuvastada. Mis on sinu arvates 35 aasta pärast Hansabi müüdavaim toode? Ma arvan, et see ei olegi toode. Ma arvan, et see on teenus. Ja ma arvan, et seda teenust ei ole veel olemas. Ja meie tõenäoliselt tegeleme sellel hetkel füüsilise maailma küberturvalisuse tagamisega. Aga ma loodan, parafraseerides Albert Einsteini, et me ei müü kaikaid ja kive. Kui Hansab oleks inimene, siis milline ta oleks? Kindlasti enesekindel, usaldusväärne ja julge. Kas sularaha või pangakaart? Ma arvan, et mõlemat. Sest kuidas muidu saaks Hansab müüa nii sularautomaate kui kaardimakse terminale? Telefon. Pangakaardi koode ma ei mäleta ja sularaha mul ei ole. Mis on Hansabi salarelv? Ma arvan, et tehnikud autode pagasirumi sisu. Mis sind Hansabiga liitudes kõige rohkem üllatas? Kui ma 2001 aastal liitusin Hansabiga, siis faksi saatmine oli tähtsam kui e-kiri. Võib-olla see, et Hansab ei tegelegi ainult kaupmeestele makseterminalide müümisega. Ja siin on eriti palju ägedaid inimesi. Millist Hansabi tänapäevast lahendust oleks 1991. aastal kõige raskem müüa? Ma arvan, et 1991. aastal oleks kõige raskem maha müüa pilvepõhist iseteenuslikku makselahendust. Pakiautomaati. Ma arvan, et elektriautolaadijad. Oled väga pikalt Hansabis töötanud. Mis sind siin hoiab? Laadija. Inimesed, kes on mul tundub nagu minu pere ja see, et ma usun, et Hansabi bränd on väga võimas bränd. Mind hoiab Hansabis see, et mul on võimalus tegeleda lahendustega, mis aitab teha inimeste elu lihtsamaks.